No nii, kui mina oma ettekannet ette valmistasin, vaatasin 2010 visioonikonverentsi materjale. Seal oli idee, et Järvamaal võiks olla 2015 või 2025 60 000 elanikku. Ilmselgelt minu visioon nii kaugele ei küündi. Ma vaatasin tänavuse visioonikonverentsi ettekandeid, nägin sealt Jaan Veikupi nime, kes on tulnud selle mõtte peale, et järelaagis võiks korjata silopalle ja panna selle omale taha ja et lumesaha külge võiks panna anduri, mis mobiiliäpi kaudu online'is edastab infot, et kas tee on hästi lükatud või mitte. Saan aru, et ka sinnamaale minu visioon ei küündi kahjuks. Et mõtlesin, et jään pigem oma liistud juurde ja räägin sellest, mis meil tuleb niikuinii, mis puudutab meid kõiki, mis ei lahenda ära meie probleeme, mis ei ole niivõrd lahendus kui võimalus ja mis on meie endi kätes. Aga veel enne kurb. Statistikaameti prognoos, mis ütleb, et järgmise 25 aastaga iga kolmas, kes siit Järvalajas ennast peab, on läinud Tallinnasse, Harjumaale, Helsingisse või Austraaliasse. Veel kurvem on see, et 15-25 aastat ettepoole võrreldes ajaga oleme me kaotanud teise kolmandiku inimesi. Loodan, et ettevõtjad siit minema jookse kohe, kuid parem karm tõde kui peab ilm. Selle slaidil on üks hea uudis. Näete kahte joont allapoole. Prognoos ilma rändeta, Järvamaa elanik on -13%, prognoos koos rändega -30%. Ehk meie probleem ei ole täna mitte niivõrd see, et meil sünnib vähe lapsi, vaid see, et meid tõmbab Tallinna kellade ja vilede poole. Sündi avalik sektor, omavalitsused, maavalitsus ei suuda muuta. Küll me suudame võib-olla muuta rännet, muutes paremat siinset elukeskkonda, pakkudes paremaid teenuseid, rõhudes Järvamaa sellele rohelisele väärtusele kas või teise maakoduna. See võimalus on meil kätes peatada seda tendentsi ja seda kõige suuremat osa sellest tendentsist. Ja kui see Statistikaameti hirmusprognoos saab paika, siis selline on Järva omavalitsuste pilt 25 aasta pärast, kus 6 väiksemat omavalitsused on väiksemad kui Paide Ühisgümnaasium siis, kui mina seal käisin. Ja see, mis tuleb meil niikuinii, mis puudutab meid kõiki, mis on meie enda kätes, on haldusreform. Ja ma eile öösel väga palju ei maganud, mitte sellepärast, et maavalitsus oli veeavari, vaid sellepärast, et mu jõud rahuges 37. leheküljel suur Järvamaa haldusreformi kontseptsiooni analüüsi juures, millest ma teile paari sõnaga räägiksin, mis võiks olla üks meie mõte, kuidas haldusreformi Järvamaal teha, mis meil tuleb niikuinii, mis ei ole absoluutne tõde, aga mis kutsub meid kõiki üles sellel teemal väga tõsiselt kaasa mõtlema. Kui me oleksime üks omavalitsus Järvamaal, oleksime 31 200 elanikku, me oleksime suuruselt 6. Eesti omavalitsus enne haldusreformi. Kui sünnib Suur Saaremaa, oleksime 7. aga 8. kohas tahapoole paistab, et me kukuks nii või naa. Meie ühine eelarve oleks 33 miljonit eurot, meil oleks 2500 ruutkilomeetrit, meil oleks 5,1 miljonit eurot ühinemistoetust, milles teha korda koole, lasteaeda, pakkuda teenuseid, tõsta ühistranspordi taset, teha ettevõtjatele otseseid pakkumisi, et tooma tootmine siia, räägime. Ja meil oleks 12,3 miljonit eurot nii riiklikku kui eurovahendeid, mis on tärniga sellepärast, et 2017. aastaks osa sellest rahast on juba meetmetena avanenud. Aga mõtle, mis koht on see siiski. Suur-Järvamaal oleks väga suur volikogu, mis koosneks maakonna kõige helgematest peadest, kes otsustaksid strateegilisi küsimusi, see oleks 59 liiget, volikogu oleks 8 komisjoni, vallavanem, 5 abivallavanemat, 4 osavalda, osa vallavanematega, halduskogud, halatud asutused, tütar- ja sidusasutused. Kõik see oleks see aparatuur, millega me suudaksime ühiselt seda 2500 ruutkilomeetrit ja 31 000 inimest hallata
ja see on see aparatuur, millega me suudaksime konkureerida ka nendega, kellega me täna peame konkureerima. Täna me konkureerime omavahel paljuski, 12 omavalitsust. Meie tegelik vaenlane on põhja pool, Tallinn, Suur-Harjumaa. Kuidas saab Suur-Järvamaa toimima? Mudelis välja pakutud näitena oleks siis 59 volikogu kohta jagunemas ära 5 valimisringkonna vahel, Põhja-Järvamaal 7100 inimest 13 kohta, Kesk-Järva 11 kohta, volikogu 5600 inimest, Paide linn 15 kohta oma 2370 inimesega, Türi vald ja Imavere vald 5100 inimest ja 10 kohta ja Türi linn 5400 inimest ja 10 kohta. Küsite, miks Türi peaks tegema eraldi ringkonnad, arutelu küsimus, aga mõttena on välja visatud puhtalt sellepärast, et kui nad oleksid Imaverega üks valimisringkond, siis oleks maakandidaatidel pisut suurem šanss valituks osutuda. Ja kui seda mudelit nüüd taandada elanike peale, siis see pigem soosib keskuses või keskustest kaugemal olevaid ringkondi, kuid on üldiselt jagatud inimeste pealt. Suur-Järvamaa annaks mastaabilt välja võimaluse luua ka osavallad. Tänased liitumised Eestis, mis on edu lugudena välja toodud, ei ole osavaldu väga palju moodustanud. Sellepärast, et Läänesaare, Lääne-Nigula, Kugus 7-8000 inimest ei ole see, mis annaks võimaluse sisulise osavalla tekkeks. Meie mudelis on välja käidud siis 4 või 3 osavalda ja 1 linnaosa, ehk siis samamoodi Põhja-Järva, Kesk-Järva ja Lõuna-Järva ja Paide linn. Ja miks on Imavere selle mudeli kohaselt pandud Türiga ühte osavalda, ühte toimepiirkonda, on see, et Türi tagamaa, mis Türi jaoks täna on natukene keeruline teema, sest kõik teenused võib-olla ei ulatu päris tagamaale välja, siis Imaverel oleks võimalus olla üheks Türi tagamaa keskuseks, et kui ei suudeta Kabalas hoida mingit teenust üleval, siis Imaveres kindlasti suudetakse. Imaveres Kabalasse on vist 7-8 kilomeetrit. Suur ühendomavalitsus suudaks osta ka puldi, millel nupud töötavad. Nii, nagu öeldud, siis mul jutt või kirjatöö käibki 37. leheküljel. Ma luban, et esmaspäevahommikuks on see valmis, aga siin on ka lühikene näide sellest, kuidas ühendomavalitsus vallavalitsuse tasandil võiks töötada. Kuidas oleks jaotatud portfellid 5 abivallavanema vahel, kuidas vallavalitsuse koosseisu kuuluksid ka osavaldade esindajad, ehk siis osavallavanemad, just selle mõttega, et ka kesksel strateegilisel tasandil oleks esindatud osavaldade hääl, et ei kaoks see side selle külaga, ei kaoks side kogukonnaga, kooli, lasteaiaga. Selles mudelis on kesksel tasandil on ette nähtud praegu 82 töökohta, ülejäänud oleksid osavaldades ka. See slaid ei peaks nüüd tulema. Kas Aivo oskad öelda, miks see slaid tuleb? Kokkuvõttel slaid on natukene läinud rändama. Vot see on hea. Mida Suur-Järvamaa meile tähendaks? Ta tähendaks täiesti uut juhtimist. Nii volikogus, valitsuses. Suur-Järvamaa annaks selle võimaluse, et juht, olgu ta vallavanem või linnapea, ei käi kingarinaga mõõtmas, kui paks on lumi, et kas peaks hakkama lund lükkama. Suur-Järvamaa puhul ei helistatakse linnapeale, et kuule ühisgümnaasiumis on elekter ära, et mis toimub. See ei oleks nende pädevus. Nemad oleks strateegilised juhid. Probleeme lahendaks allpool ametnikkond. Meil oleks strateegiliste otsuste tegemise pädevus. Me ei ootaks, millal tuleb Haridus- ja Teadusministeerium ütleb, et teeme riigigümnaasiumi. Me ütleksime ise,
et meil oleks üht, teist või kolmandat vaja. Me saame ise käia pakkuda ettevõtjale, meil on 33 miljonit eurot ühist potti eelarve näol, 5,1 miljonit ühinemistoetust, eurovahendid. Meie strateegilised otsused oleks kindlasti paremad, kui nad täna 12 eraldi omavalitsused on. Meil oleks optimaalsemad koosseisud, meil oleks vähem dubleerimist. Kurb tõde, aga täna on meil 159 ametnikku kohalikes omavalitsustes. 31 finantstöötajad, 12 vallasekretäri, 9 abi vallavanemat, palju sekretäre. Kurb tõde on see, et kui me oleksime ühine omavalitsus, oleks meie koosseis ilmselt optimaalsem. Oleme konsulteerinud nii Järvamaa kui Viljandi kui ka Rahandusministeeriumi ekspertidega, kes on teinud läbi ise ühinemisi, kes on mudeleid välja töötanud, öeldud, et ainuüksi finantstöötajate pealt oleks senise 31 asemel ilmselt võimalus hakkama saada 15, 16, 17 töötajaga. Ja kui me 159 töötajast suudaksime optimeerida 18%, tähendaks see aastat 488 000 eurot potentsiaalselt efektiivsuse kasvu. See 488 000 eurot on see, millest kindlasti osa läheks spetsialistide palgatõusuks ja osa läheks selleks, et on võib-olla transpordikulude kasv tulemas. Aga see on 4-aastase perioodi peale peaaegu 2 miljonit eurot, mida me saaksime panna teenustesse, teedesse, tänavatesse, koolidesse, lasteaedadesse, mis oleks see, millega me võib-olla toome Tabasalust Greiner Packaging'i tehase ära. Või mis on see, mille me lähme paneme piimatöösturitel lauale, tahate üle Eesti teha regionaalset piimatööstust. Me oleme Eesti suuruselt 6. omavalitsus ja meil on võimekus olla teile väärikas partner ja tõmmata see gaasitrass siia kas või tügevamalt või teha LNG jaam, mis vastab teie ootustele, mis on praegu Järvamaa suurim miinus näiteks regionaalsest piimatööstusest rääkides. Meil on kuluefektiivsuse kasvu võimalik ette näha. Täna on majanduses on väga kindlad reeglid ja üks reegel käib mastaabisäästu kohta, et mida suurem kogus, seda väiksem on ühiku hind. Ja ühiku hind ei ole väiksem ainult siis, kui on turutõrge. Ja kui meil oleks ühine pott alates toonerite tahmade kulust, alates sülearvutite ostust, turvateenuse ostust, kuni ehitus lumelükkamishangeteni välja, siis see on meie võimalus. Täna Järvamaal teatavasti on lumelükkamise teenus alates 40 eurost tund kuni 72 euri tund. Muidugi siin tuleb targalt teha, kui sa teed äraki ühe Järvamaa lumelükkamishanke, siis tuleb üks Eesti suurettevõtja ainult. Aga see on võimalus, mitte kohustus. Meil on võimalus teha suur hange tükkideks ja teha see täpselt nii, et võimalikult hea või võimalikult tihe konkurents tekiks juba tänastes piirkondades, mis on saanud hästi oma hinnad paika. Me oleksime tugevad, me oleksime partner ka riigile. Täna riik, milline ministeerium võtab omavalitsust tõsise partnerina? Maavalitsusest rääkimata. Omavalitsusliit, maavalitsus kirjutavad haridusteadus ministri, et tee Paide Järvamaa kutsehariduskeskus metallid veriala. Kirjutavad metalliklastri ettevõtted alla, Jaan Veikup kirjutab alla. Rein Oselin jookseb ööd ja päevad ja ministeerium vastab, et aitäh muretsemast, aga mis inimesele tähendaks kindlasti on see, et kui oleks üks suur ühine omavalitsus, siis oleks teenuste toetuste ühtlustamine ja nagu varasem liitmispraktika on näidanud, siis need standardid ühtlustatakse pigem alati ülespoole. See looks võimaluse meil ühtselt vaadata näiteks Järvamaa ühistransporti, munitsipaaltransporti ja sotsiaaltransporti. Täna osadele valdadel on buss, mis teenindab enamasti ainult valda, aga ilmselt kui tuleb siia Arvo Sarapuu bussiettevõtte omanik, siis ta ütleb, et üks vald ei anna kindlasti seda mastaapi välja, et üht bussi oleks efektiivne ülalpidada. Võib-olla peaks sõitma kogu Järvamaa läbi. Võib-olla peaks ühildama ka munitsipaaltransporti lõiguti või siis sotsiaaltransporti. Et see loob veel täiesti uued võimalused, mida keegi pole seni isegi jõudnud veel läbi kaaluda. Ja jälle on need slaidid ära kadunud lõpust, aga see selleks aeg on kiire. Ja viimane see argumendina, et miks just suur Järvamaa, miks mitte 10 000
omavalitsus, siis ma küsin, et kui me täna liitume 600, 1200, 2000 elanikuga omavalitsusest näiteks 10 000-ni, mis on kõige suuremad tõenäosus praegu Järvamaal, siis miks seada endale üldse piire? Miks me tahtlikult paneme omale piiri ette kuhugi Paide-Türi vahele või siis Paide valla ja Roosna-Alliku vahele? Maakond on täna, meeldib see või mitte, meie kõige suurem, ühine, toimiv koostöötasand. Meil on maakondlik raadio, maakondlik identiteet, maakondlik ajalehed, maavalitsus, Järvamaa omavalitsuste liit, maakonna haigla, prügila, maakonna ühistranspordikeskus, maakonna laulu-tantsupidu, maakonna arenduskeskus. See oli seal slaidil viimase asjana, last but not least. Ja neid näiteid on veel. Meil on täna pooled vallavanemad, kes käivad naaber omavalitsusest tööl. Maavanem sõidab üle 3 valla, et tööle tulla. Ja tegelikult oleme üks tervik. Miks tahta seda kõike lõhkuda? Ja aga viimane asi, nagu öeldud, see ei ole absoluutne tõde. See on üks mudel, mille me oleme paratamatult tuleviku ettenähes välja töötanud ja mis kutsub üles kõiki lihtsalt kaasa mõtlema. Sest kui te mäletate seda slaidi, -30% 25 aastaga, siis kui me ei ole ambitsioonikad, siis me hääbume ja võime ka marginaliseeruda. Aitäh!